Leidsime oma võttegrupiga siit Intellektika messilt üles Sisekaitseakadeemia, mis on tuntud kõrgkoolina, kus saab õppida politseiks, piirivalvuriks ning saada spetsialistiks päästealal justiits-, maksu- või tollisüsteemis. Lisaks Pirita õppehoonele Tallinnas asuvad õppekeskused ka Pärnumaal Paikusel, Harjumaal Murastes ja Lääne-Virumaal Väike-Maarjas. Nüüd ongi meil võimalus saada täiendavaid selgitusi kadettidelt. Milline kolledž on kõige populaarsem õpilaste seas, kuhu õppima tahetakse tulla? Praeguse seisuga on finantskolledž ja iga aasta soovib sinna kandideerida ühele kohale kuskil 10–12 õpilast. Kuidas toimub praktiline koostöö politsei, Päästeameti ja tolliga? See on selline, kõik üks suur pere, et maksundus ja toll on ka, et nad sisuliselt uurivad ja menetlevad samamoodi majanduskuritegusid. Ja täpselt enam nagu politsei, kuna see on nii suur haru, et siis see põhiliselt teevad seda nagu nemad. Eks ongi, et kui nad kellegi kätte saavad siis ja oma jõududega ei saa, siis nad helistavad meile ja meie teeme ülendale. Sisuliselt ikka niimoodi. Kas lõpetajatele on peale kooli kohe ka töökohti pakkuda? Kindlasti on, et politsei üldjuhul ikkagi garanteerib meile töökohad, et pärast kooli lõppu. Et tung on suur ja kõik ikkagi tahavad ja kutsuvad igale poole. Kuidas erineb Sisekaitseakadeemia teistest ülikoolidest? Algul sellega, et meil on väga ilus vorm, et mida väga paljudel ei ole, et see on siis, et tüdrukutel on väga hea, et hommikul ei pea mõtlema, et mida selga panna, et alati on võtta. Siis meil on päris kõrge põhistipendium, et siis 200 eurot kuus on alati tagatud. Pluss kui sa oled ise aktiivne, õpid hästi, et siis on erinevad lisastipendiumid. Samuti näiteks politsei ja piirivalve kolledžis elamise eest maksma ei pea, toidu eest ise ka maksma ei pea, stipendium tuleb ikkagi üle. Teil vist on niimoodi, et te peate vist oma asjadest maksma, elamiste eest maksma. Meie elamuskulud on täielikult kinni kaotud. Samuti näiteks kutseharidusele pakutakse seda sõiduhüvitist, ehk siis kui nad käivad busside ja ühistranspordiga koolis, et siis kuu lõpus hüvitatakse kõik see neile. Ja loomulikult ka see, et meie väljaõppe ja meie värgid on hästi praktilised. Et kindlasti, ma arvan, et võib-olla ainsaks erandiks on siin Kaitsevägi, kes tegelikult teevad nii palju ja nii aktiivset asju kui meie. Et meil on rakenduskõrgharidus, siis mis tähendab seda, et meil on väga palju praktikat, et juba isegi esimesel kursusel, mida paljudel teistel koolidel ei ole. Me saame kohe kastatakse kohe vette ja pead ujuma või õppima. Millised on kooli sisseastumistingimused? Meil on vestlus, siis on kehalised katsed, seal on siis 1500 meetrit jooksu, 20 kätekõverdust ja 30 kõhulihast. Ning siis on tunnistuse põhiselt siis 3 ainet, eesti keel, matemaatika ja esimene võõrkeel, et meil finantskolledžis. Meil on ka sisuliselt sarnane. Jah, ega muud ei olegi. Väga suur osa on vestlus ka meil. Et vestlus toimub siis komisjoni ees ja me peame seal ikka väga hästi endast näitama. Et see ja psühholoogiline see test ka, mitte test, et vestlus siis psühhiaatriga, et kindlasti teha siis meie vaimne seisund. Siiani minu ajast pole veel kellegi probleemi sellega olnud. Mida huvitavat võib näha teie esituses? Meie esitlustes? Ma arvan, et meie esituses me oleme siis politsei piirivalve boksis seal. Meil on fotorobot, ehk siis ta saate ise maha istuda ja kokku panna siis kas oma sõbra või enda näo ja siis ka seda välja printida. Me võime teile näidata, mida teevad kriminalistid, ehk siis võtta teie sõrmejäljed, kas siis magnetpulbrite, tavaliste pulbrite, silikonpastade, mille iganes peale. Näidata, milline on välja laibakohver. Meil oli koer ka vist seal. Võite näha meie vangla teenistuse transportautot, võite näha päästeteenistuse autosid. Ma arvan, et siis päästel on ka kindlasti väga huvitavad lõikurmasinad ja siuksed asjad, mida tasub kindlasti vaatama tulla. See on väga huvitav. Mina tänan kadette selle intervjuu eest ja nüüd jätkub otsepilt Sisekaitseakadeemia esitlustelt.